Ja aitäh, lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud linnapea. Vaatan, kulude real on selline huvitav rida, et Kaunite Kunstide Akadeemia MTÜ. Vaatan siis avalikke andmeid, ei ole käivet või prognoosi, või tähendab isegi prognoosi töötajate kohta, kasumi kohta, tegevuse kohta, kõik on nullis. Ja siis vaatan esindusõigust ja märkasin, et volikogu aseesimehe nõunik Sandra Iva ja sama perekonna nime, või vabandust, Vesta Iva ja sama perekonna nimega Sandra Iva, kes on guugeldades leidsin, nagu, et on Jüri Ratase teinud mingit kampaaniat. Et kuidas niisugused võimalused meil siis avanevad siin linnas, et eelarvest niisugused rahad lähevad välja? Aitäh. Aitäh, nii nagu nad tavapäraselt on, et laekus meile taotlus selle muusikalise ürituse jaoks ja linnavalitsus arutas seda taotlust ja otsustas seda teha ettepaneku volikogule seda üritust toetada. Tegemist on siis üritusega nimega Tsoi laulud, sellel on oma teatud ajalugu sellel üritusel ja põhjus, miks kuidas ma delikaatselt ütlen, põhjus, miks need andmete kohaselt on tegemist uue siis sellise kehandina, et need lähtuvad olukorrast, et varasem korraldaja ei saa enam seda üritust, pika ajalooga üritust korraldada. Aitäh. Te vist ei saa põhimõtteliselt tõsidusest aru, et ma võin lihtsalt meelde tuletada, et kuriteost teatamine on ka kuritegu. Et kavatsen seda teha. Et Kaunite Kunstide Akadeemia, kas te ütlesite, Viktor Tsoi laulud on mingi pikk traditsioon Tallinna linnas või? Ja siin on otseselt seotud ju inimesed konkreetselt koalitsioonist, kelle lähitöötajad on sellega seotud. Täiesti ilma igasugust käibeta ettevõtte ja te äkki annate talle 11 000. Jaa, Viktor Tsoi laulud toimuvad 25. aastal 10. korda, 15. augustil, lihtsalt vastates küsimusele, kas on traditsioon või ei ole. Mis puudutab huvide konflikti ja toimingu piirangut, millele te viitasite, siis loomulikult vastavalt korruptsioonivastasele seadusele kõik ametiisikud, sealhulgas ka volikogu liikmed peavad seda täitma, neid nõudeid, need on neile kohustuslikud. Kui keegi tunneb, et tal on selle ettepaneku poolt hääletades on ta toimingupiirangu olukorras, siis loomulikult peab ta ennast taandama. Mina võin kinnitada, et minul puudub seos nii vastava MTÜ kui ka nende inimestega, kes seda korraldavad, aga selle kontserdi idee tundub mulle sümpaatne. Aitäh. Ja ma saan aru, et see kontserdi idee tundub teile sümpaatne, et tegemist on ikkagi sealt ida poolt tuleva artistiga. Aga vanasti oli ikkagi nimetati väga selgelt korruptsiooniks seda, kui volikogu aseesimehe nõunik, siis Sven Sester Isamaast, tema nõunik, teeb siis taotluse ja üllatust, kõik on nii sümpaatne, eraldatakse lihtsalt äriregistris täiesti, igal pool on nullid taga kirjas, äriregistris olematule firmale, ettevõttele eraldatakse linna kassast, siis maksumaksja rahast 11 000. Et vaadake nüüd sellele asjale otsa, et saate ise ka aru, et see on korruptsioon. Et ma võin teile kinnitada, et 15. augustil Viktor Tsoi ei tule ida poolt ega kuskilt mujalt, tulenevad sellest, et 15. augustil 1990 ta hukkus Tukumsi lähedal Lätis. Ja tegemist on tema 25. surma aastapäevaga ja ma arvan, on väga sümboolne, et just sellel päeval toimub ka 10. tema mälestusele pühendatud kontsert. Kutsun ka teid sinna kindlasti tulema, et seal on palju ka eestikeelseid inimesi, kes tema loomingut taustavad, et tegemist on väga sümpaatse üritusega tõepoolest. Ja aitäh. Tahtsin küsida seda, et kas Sven Sesteri nõuniku firmale määratud raha on siis nagu selle Isamaa koalitsioonis püsimise hinnaks või? Kellele määratud raha? Sven Sesteri nõuniku firmale määratud raha. Kas see on siis Isamaa koalitsioonis püsimise hinnaks praegu? Ei. Aitäh.